veeda minuga üks mõnus päev Kopenhaagenis. Ma ööbin sellises kohas praegu nagu hostel, kus on siis need jagatud voodid, jagatud vannitoad ja duširuumid. Ja ausalt öeldes, it's been pretty good. Kui te teate minu Tai seiklusi ja minu viimast Tai hostelit, siis see ei olnud kõige parem kogemus ja mul on reaalselt sellest trauma, aga see on tõesti väga-väga korralik hostel. Mul põles esimene päev kohe täiesti laup ja nina ära, nii et ma käisin lihtsalt üleni punasena ringi. Siis läksin jalutasin natuke linna peal ja läksin sinna kurikuulsasse kohvikusse nimega Puka. Ma tean, et see influkas Karolin ütles, et see on overhyped ja veits oli, aga see pistaats ja croissant oli väga hea ja cappuccino oli ka okei, see maksis vist 13 eurot ja 40 senti. Siis ma jalutasin veel linna peal ja ausalt öeldes mul ei ole selleks reisiks mitte ühtegi plaani, ma lihtsalt kulgen mööda tänavaid ja vaatan, kuhu see eluke viib. Ja siis ma veel tõmbasin ühe suure matša alla, sellepärast et mul oli veel aega, kuni mingisugused poed ja kohad tehti lahti ja siis ma läksin samuti Karolini soovituse järgi sinna vana ülikooli raamatukokku ja see oli tõesti imeline, see oli nagu siuke rõske, esteetiline, sünge, ma ei oskagi mitte midagi muud öelda, aga see oli väga-väga kihvt ja uskumatu, et vanasti mindigi raamatukokku, et mul on vaja mingit materjali, et lähed sinna raamatukokku ja siis võtad mingi raamatu ja loed seda seal. See oli väga kihvt. Siis ma läksin sellisesse keraamikapoodi nagu Studio Arhoi või midagi sellist. Ühesõnaga, ma hakkan nüüd koguma erinevaid tasse, millel on mingisugune lugu või story kaasas või et ma olen selle nagu kuskilt saanud. Nii et ma ostsin endale ja sõbrannale 2 tassikest, mis on väga-väga ilusad ja mulle meeldivad need. Ja siis ma käisin veel poodides, nägin seal on ka uued True Datesid juba olemas ja siis ma käisin veel kesklinnas, jalutasin, mul tuleb mingi 20-30 000 sammu päevas siin. Ja siis ma käisin seal kurikuulsas Lego poes, kus saad sa siis oma Lego teha, aga ma ei teinud seda, sest ma ei ole nii jõhker Lego fänn, ma läksin pigem oma vennale sinna mingit komplekti leidma ja siis ma proovisin seda kurikuulsat hot dogi, millest kõik räägivad, aga see ei ole nii hea kui Amsterdamis, minu meelest Amsterdamis tehakse palju-palju paremaid, aga see oli selles mõttes väga-väga hea nii-öelda food trucki kohta. Ja siis ma rentisin Bolti ratta. Taanis on väga jõhker rattakultuur, nii et ma olin rohkem närvis kui Aasias rolleriga sõita, aga ma sain sellega ilusti hakkama ja ma läksin sellisesse kohta nagu Paulette, mis on siis Dua Lipa lemmik kanaburger. Ja obviously ma pidin seda proovima, sellest tuleb eraldi taste test ja kuna õues oli too päev nii külm ja ma olin terve päev ringi kondanud, siis ma tegin oma õhtuse skincare'i, monteerisin videosi ja läksin magama. Bye!